No tšau, teate, ma tean tegelikult, et väga paljud teist tahavad pokebowli ja kunagi ma tegin, see oli 2 aastat tagasi äkki, ma tegin sünnipäevaks ja see oli mega menuk ja siiamaani kõik küsivad retsepti, nii et okei, täna te saate selle retsepti, mis on siis minu üks lemmikuid pokebowle üldse. Aga alustame kohe riisiga. Riisi puhul siis tuleb meil riis eelnevalt siis läbi loputada, et ta jääks meil ilusti natukene sõmer, aga samas ta kleepuks kokku. Et kui sa teda läbi ei loputa, siis ta kleepub täiesti kokku ja siis teda on lõpuks natuke ebameeldiv süüa, nii et kindlasti loputada ära. Nii, aga enne kui me riisi ära peseme, siis ma panen kohe potiga veega sooja. Veesuhe siis riisile on 2 1, ehk siis 2 osa vett, 1 osa riisi ja vesi on täiesti mage. Soola, mitte midagi ei pane, kõik läheb nii nagu on. Nii, võtame siis meie riisi ja peseme ära. Nii, ja siis loputame ta ilusti ära. Kurname ära. Nii. Väga hea, natuke veel. Siit üleliigne riis ka. Väga hea. Ja laseme üleliigse vee siit välja nõrguda. Nii, ja siis vesi hakkab juba vaikselt keema tõusma. Väga hea. Siis paneme riisi sisse. Nii. Ja saame natukene teda ka segada. Segamise puhul mina kasutan kahvlit, sellepärast et siis riis ei kleepu väga kokku ja me ei purusta teda, vaid me aitame tal rahulikult valmida ja küpseda. Nii, ma panen tule ka nüüd natuke vaiksemaks. Nii, väga hea. Ja gaas peale. Natuke siis gaas niimoodi, et saaks õhku ja auru ka sealt välja tulla. Nii, liigume edasi. Võtame köögiviljad. Köögiviljade puhul ma panen nad alati nõu sisse pärast ja siis segan maitseainetega kokku või ma jätan nad lihtsalt niisama seisma. Aga porgandi puhul minul on siuke lahe ribastaja, millega ma saan siis tõmmata siuksed mõnusad triibud ja nad jäävad siuksed suuremad. Et kui sa nüüd vaatad neid lähemalt, siis nad on siuksed, ütleme siuke sentimeeter korda sentimeeter kangid. Et nad ei ole nüüd täitsa riivitud, aga siuksed mõnusad tekstuuriga kangid. Nii. Nii. Ja vahepeal. Ma pidin süüa ka tegema. Okei, vaatame vahepeal, mis riis teeb. Segame riisi jälle. Väga hea. Nii ebaviisakas on suu täis rääkida, aga mul on praegu suu täis, nii et ma ei saa teiega rääkida. Vahepealseks süüa ka kõrval on ju. Las see jääb siia. Porgandi ma panen siia ja porgandi puhul ma tegelikult maitsestust ei kasuta. Porgandi ma jätangi värskena nii nagu ta on, aga kuna meil teised asjad lähevad ka marinaadi, siis on hea, kui see on sul juba valmis ribastatud, et sa ei pea pärast vaeva nägema, et teda ribastama hakata, kui sa hakkad lõpuks pokebowliga kokku panema. Nii. Gaas peale ja liigume järgmise asja peale. Vahepeal jälle vaatame, mis meie riisikene teeb. Keeb, väga hea. Kui keeb, siis on kõik hästi. Peaasi, et mõistus ei kee. Nii, siis võtame edasi kapsa. Kasutame punast kapsast ja lõikame siit ühe siukse mõnusa tüki välja. Ja kapsa puhul on hästi oluline see, et on hästi õhuke ja hästi selline mitte väga suur. Sellepärast ma lõikangi siit väikse tüki ja siis hakkan siit gaas lendab pealt ära. Jällegi, väike vahe jääb kaanele sisse. Nii, aga hästi õhukesed viilud. Nüüd, kui sa hakid, siis sinu nuga jookseb kogu aeg mööda nukke.
nii et üles alla ja hoiad teda kogu aeg võimalikult käe lähedal ja sõrmed on sul ilusti tagasi tõmmatud, et sa näppu ei lõikaks. Issand, miks mu näpud nüüd? Otsast on nagu verised, aga siit on nagu sinikad oleks, peksa sain ka nüüd, väga tore. Nii, siis ma panen siia selle kapsa siia jälle nõusse ja kapsa puhul me teeme siukse kerge marinaadi talle. Nii, enne kui me marinaadi juurde liigume, siis ma vaatan korraks veel riisi, mis meie riisipoiss teeb. Väga hea. Vedelik hakkab vaikselt ära aurustuma, nüüd ma enam kaant peale ei pane, maitseme vahepeal, mis ta teeb siin. Keedetud riis, aga täiesti mage on ju, mis siin head on ju. Aga väga hea, natukene veel aurustub siin. Marinaadi jaoks me võtame siis riisijäädikat ja tegelikult kõige parem oleks kasutada mirinit. Kunagi ma ostsin kogu aeg Prismast mirinit, aga enam millegipärast Prismas ei ole ja ma ei ole teistes poodides ka näinud seda, nii et sa võid täiesti vabalt ka kasutada lihtsalt nii-öelda sushi äädikat. Ka paneme seda siia peale, siuke umbes teelusika täis ja me paneme natukene veel siia soola ka. Natukene. Nii, ja kõige lihtsam viis seda segada minu jaoks gaas peale ja shake it. Nii, see ka valmis. Nii, siis vahepeal segame jälle riisi ja saame edasi liikuda kala peale. Lõhe puhul meil on nahk, sa ei pea nahka kartma ja sul ei ole eraldi selle jaoks fileerimisnuga vaja. Me kasutame täiesti tavalist nuga. Ja oluline on siis see, et sa ei hakka täitsa algusest lõikama. Võta siit väike siuke varu endale, lõika ta kuni nahani välja ja siis keera teda naha suunas ja lase teda peaaegu siuke, ütleme 20 kraadise nurga all, siuke peaaegu horisontaalselt lõikelauaga. Ja näed, täiesti tavalise noaga saab ideaalselt naha puhtaks. Siis keerad teistpidi ja lõikad ka maha. Sul ei ole vaja selle jaoks eraldi siis nii-öelda fileerimisnuga. Nii, riis annab märku, et kuule, võiks nagu lõpetada. Väga hea. Lõpetame siis. Väga hea. Tuli välja. Nii, enne kui me riisiga edasi liigume, tema jääb siia seisma, ma lõikan juba lõhe ka ära. Lõhest ma lõikan sellised umbes sentimeeter korda sentimeeter tükid. Jällegi oleks võimalikult hea, et nad siuksed mõnusad suupärased oleks, eriti kui sulle pulkadega meeldib süüa. Mulle meeldib väga pulkadega süüa. Nii, issand, see on nii ilus. Ja siis lõikame teistpidi ka ära. Issand, kui hästi see lõhnab. Ma ei tea, kas teil on kõht tühi, aga mul on juba väga tühi. Ainult kahju, et nüüd peab seda riisi ootama, kuni ta valmis saab. Nii, kala tükeldatud. Samamoodi. Kala, karpi. Nii. Maitsestuse jaoks me kasutame siis seesamiseemneõli. Kui sul seesamiseemneõli ei ole, siis sa ei pea tegelikult üldse õli panema, aga see annab mõnusalt hea lisamaitse talle. Nii. Siis lisaks paneme sriracha kastet. Minul on küll siuke suur Santa Maria, mina sain selle promo Cash & Carry'st, aga kui sa võid tavalisest poest ka osta, kõik srirachad on väga head. Nii, ma panen siia ühe supilusika teie seda ka. Nii, väga hea. Ja mis me veel paneme siia? Sidrunimahla. Nii. Ja pigistame otse siia peale. Nii, väga hea. Siis natukene ka sojakastet. Ja siis paneme natukene ka seda sama sushi jäädikat või mirinit, kumba sul on.
Oih. Nii. Ja siis üks asi, mis on täiesti imeline, mis ma olen enda jaoks avastanud, on wasabi ja seesamiseemned. Et kui ma enne kasutasin ainult seesamiseemneid, siis ma leidsin midagi, mis sobib veel paremini siia. Et siin on maitseaineid ka lisaks sees, mis annavad väga hea maitse sellele. Nii, ja siis raputame seda siia ka mõnusalt peale. Natuke soola. Ja ma jahvatan natukene ka pipart siia. Jällegi gaas peale ja tantsipugid. Nii, väga hea. Hea marinaad olemas. Nii, ja riisi juurde. Lõpetame riisiga ära. Riisi maitsestuse puhul siis ma võtan uuesti kaalu ja me teeme väikse marinaadi sellele ise. Me kasutame siis riisijäädikat, mis on siis väga hea, just eriti riisiroogade maitsestamiseks. Nii, ja siis paneme siia riisijäädikat. Väga hea. Ja läheb meil siia 1 teelusikatäis soola. Tundub palju, aga sa võid natuke vähem panna, kui sa väga soolasõber ei ole. Aga kuna siin on riis on meil täiesti maitsestamata, siis seda on siia vaja. Nii, ja me paneme ka siia suhkrut. 2 teelusikat. Segame ta läbi ka. Proovime selle segu kõik siin ilusti ära lahustada, mis siin sees on. Ja miks me paneme siis kogu selle segu soojale riisile on sellepärast, et soe riis tõmbab endale maitseaineid sisse. Nii, väga hea, natuke veel. Nii, ja kui ta on ilusti lahustunud, siin enam soola ja suhkruterasid sees ei ole, siis me valame kogu selle segu siia peale. Ja segame kõik ilusti läbi. Nii. Ja nüüd ainuke asi, mis meil veel teha on, paneme selle riisi ka karpi ära ja kõik läheb meil jahtuma. Et nüüd on see, et nad lähevad külmkappi, seal toimub see lõplik maitsestumine, eriti nendel asjadel, mis on marinaadi pandud. Ja ütlen ausalt, et see sama nii-öelda sushi riis, mis me just tegime, ta ei ole soojana väga hea, aga külmana, oi plää. Nii, gaas peale ja rändame külma. Aga meil on parasjagu aeg selline, et võiks õhtusööki süüa. Õhtusöögiks millest me räägime? Tegelikult oli pikk tööpäev. Võtame kõigepealt ühe veini. Ühe mõnusa veini. Ja siis hakkame vaikselt kõike kokku panema, mis meil on vaja kokku panna. Et kui sa pokebowli juurde tahad mingit veini, siis sa võid proovida kas ploomiveini, mis on magusam, aga kui sa tahad midagi sükest standardsemat, siis mina soovitan rislingut, mis on siis selline poolmagus, kuni kuiv, poolkuiv, et väga rislinguid on tüüpiliselt 3 erinevat, et saad endale sealt sobiva valida ja poolmagus risling sobib ideaalselt sellise Aasia mõjutustega, sükse terava ja natuke vürtsikama toiduga. Nii et cheers! Okei, nüüd ma tahan süüa, aga ma pean enne veel majoneesi ka ära lõpetama. Selle luksuse ma unustasin ära. Mina kasutan siis oma valmis tehtud majoneesi siit retseptist ja ma panen selle majoneesi lihtsalt siia suuremasse kaussi, et ma saaks teda jällegi valmis segada. Nii. Nii, siis ma panen siia srirachat jällegi, ikka teravaks. Nii, väga hea. Siis ma tahaks natuke sidrunimahla ka, natuke sellist
tugevamat maitset talle sisse. Nii. Ja siis natukene sojakastet ka veel juurde, et ikka siukest Aasia kikki anda. Ja siis segan selle kõik ilusti siia läbisegi. Et sriracha on tõesti nagu minu meelest üks super leiutis. Nii, ja siis kui sa tahad proovida, et kuule, kas on ikka piisavalt terav minu jaoks, siis nagu vaatame. Ideaalne. Nii, hakkame siis sööma. Mina kasutan Bimoori kokoskaussi, see on üks mu väga hea leid ja neil on ka söögiriistad juures. Mina kasutan juba neid söögipulkasid väga palju ja ma ei tea, enamus, mina söön tavaliselt kogu aeg poket nagu pulkadega ja ma nii-öelda komplekteerin ka teda pulkadega. Nii et võtame kõigepealt riisi. Riis ikka ilusti siia põhja. Nii. Jällegi oleneb, kui palju sa tahad. Ei pea väga palju võtma, aga parasjagu, et ilusti kõht täis saaks. Nii. Ja siis poke puhul on alati see, et komplekteeri täpselt nii, nagu sa ise tahad. Pane siia nii palju asju, kui sa tahad. Maitsesta nii, nagu sa tahad. Kõik on sinu maitse järgi. See ongi kodus tegemise eelis. Pane ükskõik, mida sa tahad. Nii. Väga hea. Siis ma panen siia porgandit ka. Porgandi ma jätsin siis värskeks, et lihtsalt seda värskust ka siia salatisse esile tuua. Nii. Ja üks asi, mida ma teile siis enne ei näidanud, on minu lemmik. Ma võin selle sama kausiga selle ära süüa. Wakame. Wakame on nagu ülihea. Et Eestis väga wakamet ise teha ei saa, sest ma tahaks näha, kus sa neid vetikaid saad, on ju. Aga lõhed saad küll, nii et enda tehtud lõhe marinaad on ju. Ja siis siia see lõhe veel peale. Oh my god. Ja mis me siia veel paneme? Kindlasti, kui sulle maitseb marineeritud ingver, siis ilma selleta ei saa mitte midagi. Aasia köögist ma sushile igale poole juurde, mina panen kogu aeg. Ja siia ka. Mõnusad värvid juba. Ohohoho, jaas. Paneme natuke siia sibulahelbeid ka. Annavad mõnusat krõmpsu siia. Ma panen väga palju asju siia. Ma panen koriandrit. Ma värsket koriandrit armastan. See on nagu super. Super luks. Ja jällegi neid samu seesamiseemne helbeid. Raske töö, vahepeal peab väikse pokaalikese lonksukese võtma. Nii, ja siis väga hea. Natuke kastet ka niristame siia peale. Ja oh jaas. Ja nüüd võiks seda mõnusat kausikest nautida, et ma söön seda täpselt samamoodi pulkadega, aga jällegi see on nagu mõnus kaevamistöö. Siin on kaste, siin on see riis, kõik asjad. Oh my god. Oh my god. See on nii hea. Oh my god. Ja wakame. Oh my god, see on nii hea. Nagu, ma ütlen ausalt, et kui sulle mingi asi nendest ei maitse, sa saad alati asendada. Katseta, eksperimenteeri. Tee täpselt see, mis sulle sobib. Põhi jääb samaks. Kõike muud muudad. Kõik on väga hästi. On ju? Aga ma tänan sind, et sa vaatasid, tee järgi. Näita mulle ka, kuidas sul välja tuli ja varsti näeme jälle. On ju? Tšau!